valmis. Tanel, alustab. Hea masinavärgi kuulajad. Kuulasime just taas kord Eesti muusikat ja bändiks oli Redneck Rampage, kes ilmutas siin mõned head päevad tagasi sellise albumi, mille nimi on Decent. Ja sealt pealt oli lugu pealkirjaga Coup de Grace. Igal juhul väga väärt kuulamine ja nüüd on meile külla tulnud üks väga väärt mees, Karel Piirhoja, kes hakkab rääkima ühest väga väärt ettevõtmisest. Tere tulemast. Tere kõigile. Kõik arvavad, et nüüd läheb mingiks drifti jutuks. Ei lähe. Me hakkame nüüd rääkima hoopis autode ostmisest, müümisest, sellepärast et Karel, teil meeskonnaga tuli siuke mõte, et Eestis on automüügikuulutuste portaalid. Üks on suhteliselt monopoolses seisus ja teile see ei meeldinud ja mõtlesite, et teeksite ise ja tegite sellise asja nagu autodealer.ee, mis on nüüd täiesti juba laivis jupp aega olnud. Jaa, selles mõttes, et eks meile ei meeldi palju asju, aga kõigi asjadega tegeleda ei jõua, aga kuna me siuksed autoinimesed oleme ja kokku saime ja idee on idanenud tegelikult peas juba päris pikemat aega. Idee vist alguses sai Martini peast, kes on IT nii-öelda poole pealt väga tugev käpik. Martini peas toimuvadki imelikud asjad. Ja Karel oli selle ideega väga nõus, kahe käega poolt ja siis meeskonda liitusid veel üks IT-arendaja Marko ja kes on väga kõva asjaajaja, hea müügimees, tore pereisa Mait. Niimoodi meid kokku sai 4 ja täna selle tiimiga tõesti me oleme loonud siukse veebilehe nagu autodealer.ee ja tänaseks päevaks on see 3 kuud ja 10 päeva laivis olnud. Rahvas on meid väga soojalt vastu võtnud, huvi selle vastu on suur. Ja eks me pusime ja teeme oma ägedat asja hingega edasi. Mina lõin kohe sisse, mototehnika, otsingul ei leitud ühtegi vastet, mis toimub? Toimub see, et autosid on rohkem kui motorattaid kahjuks. Aga selles mõttes, et ei maksa kurvastada, ta on to-do listis olemas täitsa ja ma arvan, et suveks võib-olla saab valmis. Et siis on mototehnika, tuleb rasketehnika, tulevad paadid tegelikult ja kõik, mis on seotud nii-öelda tehnikaga. Meil on hästi lihtne küsimus. Nii eraklient kui äriklient, miks peaks autodiilerisse panema kuulutuse üles, miks peaks teiega nii-öelda liituma? No ma arvan, täna kõige suurem argument on ilmselt väga sõbralik hinnastus mõlemale. Ja erakliendile ja ärikliendile on hinnastus tegelikult siis erinev. Kui me räägime erakliendist, siis kuulutamine 1 kuu on 1,99, 2 kuud 2,49 ja 3 kuud siis 2,99. Isegi eraklient võib-olla, kui sa ei taha oma autot müüa, näiteks sul on mingi äge hobiauto, aga sa tahad selle eest saada võib-olla teatud hinda, siis sa võid sellise summa eest selle niisama rippuma panna, äkki leidub ta ostja, kes just otsib sellist autot. Võib-olla sul ei ole müügiplaani, aga kuna see on nii taskukohane ja hinnastamine on sõbralik, siis ta võib ju selle üleval rippuda. Ja võib-olla keegi tahab teda ja saad tast saad järgmise projekti osta. Järgmise projekti osta ja täpselt samamoodi autodiileris selle üles korjata. Ja rääkides seda siis projekti autosid ja ägedaid autosid, ma ütlen, et meie portaali on millegi pärast tulnud erakordselt palju, mis on hea. No sa nagu kergelt nagu vihjasid kõikidele asjadele, aga ikkagi kui midagi uut ju tehakse, siis reeglina lahendatakse mingit väga selge probleemi. Et mida ei ole siis mõni analoogne asi, mis on kauem turul olnud, veel suutnud lahendada, et kui sa peaksid nagu 2 lausega selle kokku võtma, et miks te selle tegite, miks on parem kui üks teine, mida me praegu ei ütle, mida kõik teavad. Mille kontor on siin vist kõrval majas? No kus iganes. Et ta on lihtne, kiire, mugav ja usaldusväärne. Mis ta lihtsaks teeb on see, et meil ei ole seal tõesti väga palju vilkuvaid reklaame täna ja me ei taha temast teha mingisugust muude asjade müügiportaali nii-öelda selles mõttes, et sinna tulevad pop-up reklaame, mida sa ei jõua kinni panna. Esiteks me tahame teda hoida puhtana, kliinina. Ja me selles mõttes, et ta on tänapäevase platvormi peale ehitatud, mis on väga kaasaegne. Teda saab mobiilis väga hõlpsasti kasutada ja kuulutuse lisamine, ütleme niimoodi, et miinimum baasi üles panemine tegelikult, kui sa oled natuke selle veebilehega juba tuttav, see toimub 3-5 minutit, et sa saad autokuulutuse kiiresti üles ja aktiivseks. Et natuke vilumust saab veel kiiremini, aga põhiandmete sisestamine ja piltide sisestamine on tegelikult tehtud võimalikult lihtsaks. Kas on veel mõni ekstra, mida enne nagu turul pole olnud, et mida te saate nagu öelda kõva selge häälega, et võt meil on nii ja sellepärast ette peate kõik oma autot tulema meile panema? Inimene ostab ikkagi ju vaatab ja sööb kõiki asju silmadega. Meil ei ole põhimõtteliselt tänasel päeval piltide arvu piirangut. Sa võid panna 50 pilti
mille piltide siis suurus võib olla kuni 30 megapikslit. Ja meil on siuke future, et sa saad tõesti selle pildi suureks HD-ks teha ja sisse zoomida ja otsida auto peal rooste täppe, kriipse, kraapse. Niimoodi, et võib-olla kui sa autot vaatama lähed koha peale, siis sa ei pea üllatama. Aga keda te oma sellise nagu siis potentsiaalse kasutajana ennekõike, okei, hobikad me juba mainisime, kas te olete veel kuidagi mingi mõne sükse spetsiifilise huvigrupi nagu murede lahendamisele nagu mõelnud või? No täpselt roostetäppide otsimine on juba välja näide. Ja meil põhimõtteliselt on ka YouTube'i videode lingi võimalus panna, et inimene saab tegelikult tutvustava videoautost teha, näidata, kuidas mootor töötab, ma ei tea, kuidas kiirendab, kuidas lisad töötavad, tegelikult väga kaasaegne jällegi autoga põhjalikult tutvumiseks. Ja rääkides ärikliendi poole pealt, siis meil on erakliendiga natuke erinev tagataust või kuidagi konto ülesehitus. Et rääkides ärikliendist on ka hinnastus teine, et ärikliendil on põhimõtteliselt 10 senti päev auto kuulutamisel 24 tundi. Ehk siis kuu mõistes teeb ühe auto 30 päeva üleval hoidmiseks 3 eurot liigaudu. Ja selle tagatausta selle haldamine on küllaltki lihtne, sealt näeb jooksvat saldot. Et sa ei osta autole kuu aega kuulutust, äkki sa müüd ta 2 nädalaga maha, siis see on palju soodsam tegelikult ärikliendile, lihtne hallata, ütleme, et siuke. Me oleme suunatud nagu sinna poole ja meil on tegelikult suurautomüüjatega, kes täna kasutavad Moderat API liidestus kodulehega olemas. Et kes kasutavad Moderat automüüjad saavad meiega väga hõlpsasti liituda ja nad ei pea topelt sisestama kuulutusi kuhugi. Kui on kuulajatel see küsimus, et Modera ja Modera, et millest siin räägitakse, siis Eestis on ettevõte, kes on võtnud enda nii-öelda hallata selle, et maailmas oleks kõige parem lahendus automüüjatel autode müümiseks, veebilehe haldamiseks, konfigureerimiseks ja väga paljud on niimoodi, et Modera on jõudnud juba tehase tasemeni ja kasutatakse nii-öelda seda just konfigureerimisplatvormiga mujal riikides. Ehk et jah, nii nagu Karel ütles siin, et kui automüüja on juba kuhugi oma autoinfo üles pannud, siis sinna autodiilerisse jookseb see automaatselt sisse, 2 Eesti head asja saavad omavahel ilusti käesurumisega hakkama, mitte ei ole mingit võimlemist ja vaidlemist ja lisaraha maksmist kellelegi. Ja, no aga see tundub ja neid hindu kuulates siin praegu siuke kõva nagu pöörde business. Oota, aga tekkis küsimus, kui mul on näiteks auto sinna ära sisestatud ja kuulutus ei ole aktiivne, siis see sinna ärikliendina, siis ta sinna selle 10 sendi päeva sisse ei jookse või jookseb? Ei jookse, selles mõttes, et sa maksad. Sa saad nagu andmebaasi hoida ja nüüd need autod on mul aktiivsed, need ei ole, sa maksad aktiivse kuulutuse eest. Täpselt, et sa saad need autod sinna sisestada, saad ise valida, mis auto on parasjagu aktiivne, kui pikalt lisateenuseid osta sinna, et oleks esile tõstetud mida iganes. Okei, aga mis ma enne üritasin nagu siin mõtiskleda, et noh, see hinnastuse tänapäeva numbritega ja siin ka selle ühe teise asjaga võrreldes on ju pigem ikkagi nagu mõistlik on ju, et kas see umbes jääb igavesti niimoodi kestma või mis plaan on? Või turule tuleku selline tore hukk või? Eks ta turutuleku meelitamine ka kindlasti, et me ei saa tulla ja hakata lajatama siin, ma ei tea, miljuseid kulmelisi numbreid. Aga me ütleme, et meie eesmärk on ikkagi see, et ta jääkski taskukohaseks ikkagi kindlasti. Me ei saa täna üksil siin öelda, et me hindasid ei tõsta, võib-olla väga kaugus tulevikus midagi toimub. Sellepärast serverite haldamine, kõik selle veebilehe arendamine edasi tegemine on ka ikkagi mingisugune raha, et see raha kuskilt peab tulema. Aga täna me proovime ikkagi olla igatpidi mõistlikud ja paindlikud ja kuulata, mida need automüüjad ja ostjad üldse turul tahavad. Aga kui tuleb see mees, kellel on, ma ei tea, kino ja apteek ja värk ja ütleb, et müüge ära, mis siis saab? Ja ma tahaks müüa hoopis teise hinnaga sealt teenest või kaotada maa pealt igaveseks. No kui ta ütleb siukse hinna, mis tõmbab jalad nõrgaks ja pead silma pööritama, siis kõik on võimalik. Aga igal asjal on hind lõppkokkuvõttes on ju, aga me täna me ei taha öelda, et me tegime selle raha pärast ja tahaks ilusat kasumit teenida, kohe maa müüa. Et ise autoinimesena olles tegelikult unistus on äge, et kui sa omad ühte autoportaali nii-öelda tükikest ja saad uhkusega öelda, et mina olen aidanud seda arendada ja ehitada siukse ägeda tiimiga, kes meil on. See on nagu natuke missioonitunnetus ka Eestile. Aga õige, nagu ütles mul üks tuttav turundaja, et asju tuleb teha nii, et on äge. Muidugi endal. Minu arust kõik on väga hästi kokku võetud. Ja selle ägeda osaga tegelikult tahakski siia sisse tuua, et meil on ka autodealer.ee väljakutse. Olete te midagi kuulnud sellest? Mina olen.
mina ei kuule üldse esimest, kui öeldakse lõhkeettevõtte olemas on. no vot, see on hea, et meil erinevad külalised käivad, sa saad ka targemaks. ja, sellepärast seda saadet teengi, et üldse teada saada. mina saan muusikast teada, sina saad autodest. jah, väga hea. nii, ja väljakutse. ja väljakutse. väljakutse on selline, et olla siis ise kättpidi sees asjas, mõlemas pooles olla automüüja ja auto ostja. Et näha selle eripärasid, mis on miinused, kitsaskohad ja kuidas saaks kõike seda parandada. Siis me oleme võtnud taararaha, viisime vanarauda ära, lõime hoiupõrsa suure hooga puruks ja saime sealt 500 eurot. Ja nüüd me kavatseme autosid diilida selle 500 euroga edasi niimoodi, et me iga auto pealt teeniks kasumi. Me tahame jõuda välja 40 000-ni, et osta esimese generatsiooni R8 endale. Ja tänaseks on siis YouTube'is episoodide sari üleval olnud, meil on seal 4 episoodi väljas, pühapäeval, ma ei tea millal see eetrisse tuleb, aga pühapäeval tuleb 5. osa ja pühapäeval korduse ajal saab juba 5. episoodi vaadata. Ja siis me oleme neid autosid diilinud ja me oleme oma budgetit täna kasvatanud ja kuhu jõudnud olete, mitu autot on siis vahetatud ja müüdud? 5 on vahetatud, 6 on töös. Ja 500 eurost on saanud umbes 2000 ütleme siis. No vot, see oli see Akneläri või kuidas oli vist või? Kirjaklamm, just. Analoogasi ja täpselt ma ütlesingi, et ise olla iga päeva sundida ennast autosid ostma müüma, et saada aru, mis vead ja head turud peal toimuvad tänu sellega. Ei saaks lihtsamat äri olla ju kui autoäri. Nii nad räägivad, aga kui te lähete vaatama seda, siis te üllatute, millistes raskustes me tegelikult oleme olnud juba. Selge, väga tore, et need raskused enda kanda võtsite. Ei pea meie nendega tegema. Kuule väga lahe, kuule aga siia selle väikse challenge'i lõppu kuulame siis sellise vahva loo. Meil on teinud 2 meest, õigemini 1 meest tegi Mussi, kes teebki seda igapäevaselt, tegemist on filmi heliloojaga muideks. Ja kes on päris paljudele väga kuulsatele filmidele Mussi teinud, nimi on Bear McCary. Ja on kampa võtnud sellise tuntud mehe nagu Sergi Tankian, keda enamus teab bändis System of a Down. Ja nad on siis teinud sükse uue loo. Ingenerator on see loo pealgi ja seda me nüüd siis jutu lõppu kuulama hakkamegi. Autodealer.ee ootab teie autode kuulutusi.